KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Kallaste. Ei. Ja teate, miks see on eriline episood? Nii paljude asjade pärast, aga kõige tähtsam asi on see, et see on off-seasoni viimane episood, peale seda on show, siis on kõik selle jamaga, selle off-seasoniga, ma saan selle 26 nädalat, need failid kõik panna ühte kausta ja arhiivi lükata kuskile kõvaketta peale igaks juhuks. Ongi korras selle kuradi off-seasoniga. Ja teisipäeval tuleb välja, teisipäeva vara hommikul tuleb siis meie suur season preview episood välja, kus me oleme kõik neljakesi, knock on wood, kui kõik läheb hästi, nagu kellelgi tuleb mingit asja vahele. Ja siis seal teeme kõik esimese nädala mängud käime ka üle ja teeme oma suured hooaja algsed eelsed ennustused. Ja muideks Kallaste kirjutas Ameerika Footi gruppi ka selle sama küsimuse. Et kui te veel ei ole jõudnud teha, mingi kirjutage sinna, pange juurde oma ennustused ka, mis te arvate, et ja kui sul on väga ennustus või väga naljakas, me räägime ka sellest podcastist, nii et see on nagu benefit nagu. Et visaks sinna ka korra pilt peale, et see on päris huvitav ja saad lugeda teiste vastuseid ka, mis on nagu huvitav. Ja sa ei pea kõigile ka vastama, nagu kas või vastu ühele-kahele pohhu. Ja seal allpool Ülar saab, vaata panid mõni nädal tagasi selle ka küsimused, et mis tiim su lemmik on, mis mängijad su lemmik, et scrollige veidi seal grupis alla ja seal on huvitavaid lugemisi ja endal huvitavat täitmist ka, et kindlasti. Ja seal teiste vastused on räigelt huvitavad. Nagu see on mõnes kõige huvitav asja lugeda teiste asju, kellel tuleb mingi Tiki Barber all time, kas Kaupsi all time lemmikrunning või what, kus kohas see tuli nagu? Isegi Tiki Barber pole mu top 10-ski. Aga ja üks asi veel, mis meil seal grupis on siis me kirjutasime põhimõtteliselt, andsime siis avalikustasime, et see aasta me teeme siis watchpartit seal samasel, kus me tegime Superbowli, see Olibeti grillis ja baaris, mis on siis Vabaduse väljakul, neil on seal kennas väike süke hubane spordibaar ja siis seal teeme 6 korra esialgse plaani järgi ja võib-olla hooaja lõpupoole tihedamalt teeme siis watchpartisi, esimesed 2 kuupäeva on paigas, esimene kuupäev on siis week 1 obviously, no surprise on ja siis seal on ka poll üleval, mis on nüüdseks kinni läinud, sest et tundus, et suurem osa inimesed on huvitatud pigem sellest Steelersi ja 49ersi mängust, mis on ka tegelikult hea mäng, sest et 49ersit on tegelikult raske saada esimesse aknasse, et see on suure tõenäosusega ainuke võimalus, kui me saame 49ersit vaadata Eestis normaalse aja järgi, et ja Steelers tundub peaks olema väga hea, vaadates eelmise aasta esimese nädala mängu, Steelersi mängu vaatasime samamoodi Bengalsiga, et see oli päris hea, et sellest peaks tulema väga hea mäng ka ja nüüd me ei saa midagi lubada, aga kui tehnika teeb koostööd, siis me potentsiaalselt saame panna ka veel paar erinevat mängu lisaks Red Zone'ile ka peale, et näiteks arvatavasti kuna teine mäng, mis seal kirjas oli Bengals ja Browns, mis peaks ka olema potentsiaalselt väga huvitav mäng, me võib-olla saame ta külje ekraanil peale, väiksema ekraani peale panna, aga need on igal juhul ilma elita, et suurelt ekraanilt tuleb 49ers ja Pittsburgh ja Red Zone on ka, Red Zone tuleb ka, peaks olemas olema. Ja siis... Jah, prioriteet on Red Zone panna, aga siis vaatame, mis seal nagu, et kas jääb ekraani üle, et tegelikult Falcons Panthers ka vaata, sellest me oleme ka rääkinud, et vaatame, mis võimalused on. Täpselt, et me üritame natuke rohkem tuua teisi mänge ka sisse, et kui Ülar istub seal, et ta saab Giantsi mängu ka vaadata, et ta ei pea olema siin kurat juba, ei pea oma läpaka seda vaatama, et aga eks me näe, kuidas tehnoloogia toimib täpselt, et see on natukene vaja testida ka, ja aga seal koha peal siis samad asjad, teeme paar mängu, teeme siukse olemise huvitavamaks, toidud on üpris, kui te odavad, tegelikult seal on päris odavad toidud ja värgid kusjuures. Päris solid valik ka, või köök on päris osav. Jah, ja siis saame vaadata suurelt ekraanilt ühte head mängu vähemalt ja ennustused ka, saate võita asju, lähevad loosi, kinkekaarte läheb loosi, õllekohver läheb loosi, siuksed asjad, et nagu õiged mehelikud paganama auhinnad, et see saab olema fun õhtu, ma arvan, ja see on siis 10. september, mis on siis mitte see pühapäev nüüd, vaid järgmine pühapäev, kui hakkab NFL-i esimene pühapäev, ja siis teine asi, millest me saame siin ka nüüd rääkida, on siis ennustusmäng, nagu varasemalt öeldud ka, siis ennustusmäng läheb ka käima see aasta nagu ikka, ja süsteem on ikka sarnane, kõik 18 nädalat järjest ennustame, kõik mängud välja arvatud neljapäevased, ja reedene, sest meil on see aasta reedel üks mäng, aga ma arvan, me lükkame hooaja lõpus, et laupäevased ka sisse. Sest et nagu need on liiga palju mänge laupäeval. Jah, just. Esmaspäevased ka?
jah, esmaspäevane ka muidugi jah, et aga noh, samamoodi, kes on jah varasemalt mänginud, see teab, et jah, me ei muuda nagu midagi, aga lihtsalt jah, hoidke nagu silm peal ja üldine see nagu noh, reegel võikski olla jah, et noh, ma ei tea, neljapäeval proovime nagu need kinni panna, või noh, selles mõttes, et noh, siis ei ole nagu probleeme, aga noh, me anname muidugi varakult märku, kui laupäevased mängud või reedesed mängud sees on. Jah, et pühapäevani peaks aega olema ja no me teeme selle formid kõik samamoodi nagu eelmine aasta, et ja peaauhinnad on samad, 100, 50 ja 25 euri on ja esikolmikule ja siis, aga seal lähevad veel omakorda loosi lisaauhindu, mis meil tuleme announce ime siin jooksvalt välja ka, et see peaks olema, see on nagu fun asi, saate sõpradega mõõtu võtta ja see on üpris lihtne ka, et lihtsalt vali, kes hoid ja lihtne jah, okei, see on natuke vale asi öelda, seda lihtne teha, aga seda lihtne õieti küll teha pole, et kuigi nagu vaadates meie protsente võrreldes mingit protsentidega kuskilt mujalt, siis isegi nagu noh, päris nagu sellised vinged NFL-ist rääkijad, professionaalid panevad siin protsendiliselt palju halvemini kui meie tipud. Et meil olid kõik üle ju 50 vist see eelmine aeg. Üks oli vist alla 50, kui ma ei eksi. Või keegi jäi alla, jah. Vist jäi keegi alla. Või kurat vist oli, või oli just üle. Ma ei tea, igal juhul, kurat, mis on päris hea tegelikult, sest et üle poole juba on nagu tegelikult päris vinge saavutus ja meil olid kõrgemad tüübid olid 70. Et see on ikka juba nagu... Ja mõni vend oli küll öelda, et sa mõtled nagu, kurat, oota, sa tead neid mänge või? Nagu, sest ta paneb upset ikka pihta. What the fuck? No võitab küll. Ja noh, põhimõtteliselt oli täiuslik nädal ka, eks ju? Aga noh, mitte nagu täitsa puhast paberit, aga et see tunnustus on ka veel nagu põhimõtteliselt on nagu see tunnustus ka veel olemas, et kes tahab seda püüda. No 16-0 pole keegi veel näinud, nii et see on see asi, mida võib edasi püüda. Sest et isegi kui see üks mäng oleks ära lõpetatud, siis oleks üks mäng ikka puudu jäänud, see oleks 15-0 olnud. Ja lõpuks oli ainult 14-0, sest et see Bengalsi ja Pilsi mäng canceldati ära, vaata. Aga ennustusmängu see on paika, see tuleb esmaspäeval välja, esmaspäeval panen vormid üles, et siis saate hakata tegema, aga noh, kui sa oled vähegi tark, siis ei tee seda esmaspäeval ära, sa natuke ootad paar päeva, et vaatad, mis injury reportid on. Esimene nädal on nii crapshoot, Ülar läks 2 aastat tagasi 4 ja 12, esimene nädal midagi taolist. Oli jah. et see on nagu ta on. Aga täna siis võtame kokku põhimõtteliselt, mis nüüd siin viimase nädala jooksul on juhtunud, käime üle kuna nüüd pre-season sai läbi ja siis teisipäeval oli deadline, millal NFL-i meeskonnad pidid oma 53 mehelised rosterid paika saama ja siis nüüd on practice squadid ka paika enam-vähem saadud, et nüüd käime läbi need suuremad mängid, kes lahti lasti, kes treiditi ära, üllatavalt palju treide oli, üks treid oli eriti huvitav siin meie footballi chatis on ju, siis mõni extension, mõned holdout'id, vigastused, kõik need käime läbi ja see ongi siuke väike prep show, võtame kokku selle off-seasoni lõpu nüüd, selle training camp'i ja selle pre-seasoni lõpu ja siis alles teisipäeval vaatame edasi nüüd esimese nädala poole, et see on siuke lihtsam episood, aga siin on paar asja, millele sa tahad silma peal hoida, eriti kui sa mängid ennustusmängu, fantasy't mängid või sa üldiselt panustad mängude peale, et siis siin on paar vigastuste värki, millele sa peaksid teadlik olema. Ja fantasy osas eriti jah, et noh, ma ei tea siin, kuidas inimesed on erinevates liigades, aga noh, meie liigad hakkavad nagu nüüd draftima, eks ju, et noh, siit juba nagu täna mainime päris mitu sellist väikest backlikest, mis võivad huvitavaks minna hooaja. Jah, nagu näiteks kui sa oled O.J. Simpson, kes draftis Andrew Lucki ja siis pool tundi hiljem Andrew Luck retire'is. Nagu võtsid, nagu see oli päris asi, nagu see juhtus päriselt, nagu ma nägin täna see juhtuski, üks injury, millest me räägime ka täna, aga nagu inimesed on draftinud ja see oli first round receiver põhimõtteliselt, kes siin uuesti vigastada sai. Et see on nagu tõesti, see on oluline ja see on nii oluline fantasy's kui päris mängus, nii et aga nüüd räägime käin kähku läbi mõned nimed, kes lahti lasti ja siis räägime huvitavamatest nendest veel omakorda, on ju. Eesti keel on ikka ju jabur vahete vahel. Okei, let's go. Cardinals lasi lahti näiteks Colt McCoy. Vikings lasi lahti Jalen Reagori, Saints lasi lahti Bradley Roby cornerbacki, Melvin Gordon läks Ravens'is lasti lahti, Devane McBride, kellest me rääkisime, rookie running back ei saanudki 53 mehe rosterisse Minnesotasse, aga ta on nüüd practice squadis tagasi. Siis Miles Gaskins lasti Miami'st lahti, running back, Bailey Zappi ja Malik Cunningham, second and third string quarterbackid, Patriotsist lasti lahti, aga nad on mõlemad nüüd practice squadis. See on nagu väga huvitav, mida praegu Bill Belichick teeb. Et nagu tal on hetkel üks quarterback active rosteris. Aga siis Falcons lasi lahti Jalen Mayfieldi, kaardi, kes oli 2 aastat tagasi alustas kõik mängud, väga solid kaard, aga ta eelmine aasta sai viga ja nüüd see aasta lasti lahti. Nüüd ta on juba Giantsi practice squadis näiteks.
Siis Texans lasi lahti 2 veterani, kes on tegelikult arvatavasti päris suured difference maker'id see aasta. Christian Kirksey läks Pillsi, mis on nagu väga hea addition sinna, annab esiteks veterani sügavust ja teiseks Matt Milano kõrvale on vaja teist linebackerit niikuinii on ju. Ja siis Desmond King läheb Steelers'is, kes oli siin paar aastat tagasi üks parimaid slot corner'id. ta vist BFF-i järgi oligi see mingi Chargersi aasta ja Jah. ta oli punt returner ka väga hea, et ma olin jah, kohe kui ma seda Kingi uudist nägin, ma mõtlesin, et okei, see vend on Raven ja siis ta lõpetas Pittsburghis, mis on nagu ekstra. Et noh, jah, ma ei tea, kes podcast'i väga tähelepanelik kuulanud olen, ma olen väga suur Desmond Kingi fänn ja ma pean temast ka lahti ütlema samamoodi nagu Patrick Petersonist. Jah, kui kõik lähevad sinna surema, kõik soos lemmikid. Täiesti õige. Siis Colts lasi Kenyon Drake'i lahti running back'i on ju, kelle nad tõid siis training camp'i käigus ja Matt Corral Panthersist, kes draftiti eelmine aasta ju. Oli ju eelmine aasta? Ja, eelmine aasta draftiti 3. round äkki või? Ja juba lasti lahti. No Matt Rule'i valik oli vist öelda. Jah, oli küll jah. Et see on ka siuke huvitav, aga üldiselt ma ei tea, ühtegi suurt nime nagu ei olnud, võib-olla need Texansi 2 veterani, et nagu nad on, nagu ma ütlesin ka, et nagu ma arvan, nad võivad kohe olla mitte difference maker'id, aga kohe aidata seda meeskonda, kuhu nad läksid nüüd. Mängida, jah, et noh, siin tihtipeal on mängijad, noh, me räägime nendest Patriotsi practice squadritest, kes on nagu huvitavad lihtsalt lood ja narratiivid, aga Christian Kirksey ja Desmond King võivad week 1 väljakule saada ja kohe nagu mängida. Ja no üks asi, mis silmas ka pidada on see, et nagu NFL-is on see reegel, kui sa oled esimeseks nädalaks aktiivses rosteris, siis sinu selle aasta kontrakt on garanteeritud rahaliselt on ju. Et kui sul on ükskõik kui suur, kui väike see on, see kontrakt on nüüd garanteeritud, aga kui sa signid nüüd veterani peale esimest nädalat, siis see on week by week cases. Ehk siis näiteks Bradley Roby, Melvin Gordon, ma arvan, need 2 veterani, nad tulevad NFL-ga, nad tulevad peale esimest nädalat, sest et siis NFL-i meeskonnad saavad tuua 3 nädalaks sisse, vaatavad, kuule, sa ei ole ikka see, sa saavad lahti lasta ja nad ei kaota raha vaata sellega. Et see on siukes huvitav asi, mille silme ka peale hoida, et siis peale esimest nädalat me näeme, ma arvan, rohkem veterani move'e, kes signitakse sisse. Ma lihtsalt jah, mitte et see point püsib ikka, aga Melvin Gordon jäi tegelikult Ravensi practice squad'i, aga Bradley Roby minu arust on väga huvitav nimi, kes tegelikult siit vabanes, sest noh, tundus kõik nagu kahepoolne selles mõttes, et Roby ka tänas New Orleansi ja fänne ja kõike seda. Aga ta on väga solid corner olnud tegelikult ja väga nagu underrated, et ta on natukene ringi põrganud NFL-ist, ta vist läks Denverisse, kui olid veel need Akibid ja Harrised seal. Ta oli rookie seal minu eest, ta oli see ta oli kolmekesi olid seal päris hea quarterback. Ja no nüüd ta siin vahepeal on Super Bowl isegi võitnud vist ja noh, solid karjääri teinud, et keegi saab tepp corneri oma. Jah. Keegi saab väga õnnelikuks, keegi saab, on ju. Aga muidu üldiselt jah, siin ei olegi rohkem nagu see Patriotsi fännid meil seal chatis hakkasid kohe naljakaid, hakkasid overreactima selle Bailey Zappi nende peale. See näitab ära, kui paganama vähe väljut nendele 2 mängijale on. Ükski meeskond ei võtnud need üles ka vaata. Kui sul on üks meeskond nagu Cardinals, kellel ei olegi... Me jõuame Cardinalsi juurde varsti, see on huvitav. Aga jah, see Patriots, lihtsalt huvitav on jälgida, sest et vaata, NFL-is on see reegel ikka. Sa saad tuua 2 mängijat practice squad'is, saad tuua üles aktiivsesse rosterisse. Ja põhimõtteliselt, mis nad teevad, kindlasti on see, et Bailey Zapp tuuakse esimeseks 3 mänguks, tuuakse practice squad'ist üles aktiivsesse rosterisse. Ehk siis ta on see backup quarterback ja peale 3 nädalat nad peavad tegema siis otsuse, sest et sa saad seda reeglit kasutada ainult 3 korda ühe mängija peal. Et siis peale 3. nädalat ma arvan, me näeme teda aktiivses rosteris. Et see on siuke, ma arvan, et see on niimoodi, see annab siis lihtsalt Patriotsile siin esimese 3 nädala jooksul rohkem roster flexibility't. Et see on siuke huvitav. Aga siis paar treidi läksid ka ja ma alustan väiksematest treididest ja siis räägime sellest kõige suuremast viimasena. Meil on näiteks, siin on jälle need nimed, jumal, küll siin on mingi 3 nime, mida Ülar ei oska öelda ju. Kõige lihtsam, Boogie Basham läks Giantsisse, väga hea Pilsis defensive end. Ja põhimõtteliselt 7. raundi piki vastu, Pils oleks ta lahti lastnud, aga kuna Giants oli, põhimõtteliselt Joe Shane, meie GM ütles, et kuna meie waiver claim'id olid nii taga 26 vist või mis iganes, siis nad pigem treidisid ta, et ta saaks endale, et siis on nagu kindlam. Ja teine asi, see Joe Shane oli põhimõtteliselt, Boogie Basham ise ütles, et Joe Shane oli põhjus, miks ta Pilsi draftiti üldse. See ei ole alati niimoodi, aga Joe Shane oli Buffalo's, kui ta draftiti, tal on 2 aastat veel lepingut alles ja keegi teab, mis temaga teha, siis see on Joe Shane, sest ta teab täpselt, kes ta on, vaata. Et selles suhtes nagu minu arust hea pikk, 7. raundi drafti vastu on nagu
vaata, me näeme neid nagu nüüd tihemini kui varem oli, vaata, et noh, see ongi see, et noh, mis see 7. raundi pikk väärt on, kui Boogie Basham on eriti selles kontekstis, kui ongi, et noh, me teame, kes ta on vähemalt, et noh, ta ei ole võib-olla lihtsalt võimalust saanud ja eriti nagu selles kaitses, kus rotational rusher'id on vaja ka, siis noh, absoluutselt, miks mitte võimalust. Potentsiaali on, ma ei tea, kas me peaksin ütlema, okei, ma räägin siis korra selle waiveri asja ka ära. Põhimõtteliselt, kui NFL-i mängija lastakse meeskonnast lahti ja ta on olnud vähem kui 4 aastat NFL-is, siis ta läheb waiver, siis ta veivitakse, mitte ei release'ita, mis tähendab, et ta läheb nüüd waiveri süsteemist läbi, mis tähendab, et põhimõtteliselt nagu draft uuesti, et need kõik mängijad, kes on alla 4 aastat NFL-is on ja nad lastakse lahti, nad lähevad sinna ühte pooli ja siis meeskonnad saavad siis vastupidises paremusjärjestuses ehk siis drafti järjestuses põhimõtteliselt valida waiveri claim'e nende mängijate peale panna. Et nagu põhimõtteliselt, kui Ravens oli number 1 pick waiver claim'is näiteks, või oota, kellel oli eelmine aasta, fuck, see oli, nad treidisid nii palju fuck'id, Ravens oli number 1 ja Giants oli number 2 pick ja näiteks Ravens paneb claim'i sisse Boogie Bashamile, kes lahti lasti ja Giants paneb sellele claim'i samamoodi sinna sisse, siis Ravens saab ta endale, sest Ravens on eespool seal järjekorras ja waiveris on see erand, see peab talle lepingut andma, see sama leping, mille pärast ta lahti lasti, nagu mis leping tal enne seda lahti läks, mis ta oli, see sama leping läheb nüüd aktiivseks ja kui ta, jah, aga kui ükski meeskond ei claim'i teda, siis temast saab vaba agent alles. Nagu Bailey Zappiga juhtus see näiteks, et kõikidel meeskondadel oli võimalus võtta Bailey Zappi endale meeskonda sama kontraktiga, mis tal oli, see rookie kontrakt, aga ükski meeskond ei tahtnud seda teha, sellepärast tal oli nüüd vaba agent ja sellepärast sai Patriots seda tagasi tuua oma practice squad'i, et niimoodi see süsteem on, aga kui sa oled rohkem kui 4 aastat NFL-is olnud, see ei toimi sulle ja tahate veel, siin on veel üks asteriks, üks paljudest, on see, et kui sa oled aasta aega practice squad'is ei tee sind 1 aasta experience'iks, seal on nagu vested veteranid, et seal on nagu vanasti oli 6 mängu pidid aktiivne olema, siis see aasta läheb kirja sulle. Et nagu see Passimite poisis, kes see mitte Taylor Lavon, see teine vend, keda ma Compton. Kes? Compton. Jaa, Will Compton. Ta on rääkinud sellest, et tal oli see sama asi. Tänu sellele, et ta oli 1 aasta liiga kaua olnud practice squad'is. Temast sai restricted free agent, selle asemel, et olema täiesti vaba agent ja raha saada, vaata. Et nagu see, tegelikult seal on nagu see on nagu räige rabbit hole, kuidas NFL teeb seda tegelikult, aga lihtsalt lihtsamate sõnadega niimoodi see toimib NFL-is. Ja see on täpselt selline asi, mis nagu seletab seda, et vahel nagu vaatad, mõtled, et mida need agendid vaata teevad, et umbes, et lihtsalt möllavad suurte rahadega, tegelikult agendid möllavad kõige sellega, et see on kõik see juriidiline pool sellest ja äripool sellest. Jaa, täpselt. Ja noh, siis treidid juurde tagasi, Will Lutz treiditi Broncosesse, Saintsist, ehk siis Saints läheb siis noore kikkeriga ja noore Panther, vana Pantheriga, kes on noor NFL-is. Uue vana Pantheriga. 30-aastane Austraalia rookie Panther on neil. See, kes Miami Hurricanesis oli, nagu see näeb välja nagu korralik Ozzy, kes on elu elanud. Kas ta oli isegi mingi, et tal oli enda tatoveerimisstuudio vist kodumaal ja siis ta lihtsalt otsustas üks päev, et ta saab Pantheri. Jah, et ta läheb San Francisco Junior College'isse. Aga jah, siis Will Lutz treiditi siis Broncosesse, kes oli Sean Paytoni kikker seal tema karjääri lõpus ka seal Saintsis, et see on nagu loogiline, on ju. Siis, kes see Chiefsi receiver oli, kes Panthersisse läks? Tegelikult see on lihtne nimi. Ihmir Smith-Marsett. Jah, Ihmir Smith-Marsett. Ta oli pre-seasonil räigelt hästi mängis, sellepärast oli value, et treiditi siis Panthersisse. Jah, aga jällegi see on siuke potentsiaali pikk trade rohkem. Siis Dolphins ja Cowboys treidisid omavahel cornerid, ehk siis Kelvin Joseph läheb nüüd Dolphinsisse ja Noha Igvinoogeni. Täpselt läheb siis vist Cowboysi ja lihtsalt veterani swap nagu põhimõtteliselt. Ja Philadelphia Eagles sai endale Albert O, kes on siis, ma ei hakka isegi ta perekonnanime hääldama, aga ta mängis ka pre-seasonil päris hästi, aga nüüd Eagles saab veel ühe receiving tight endi endale juurde, kurat see, jah, päris huvitav. Eagles ikka läheb ikka järjest paremaks. Ja siis Kendrick Green läks Steelersist, kuhu ta läks nüüd? Texansisse? Ja, Houstonisse. Texansisse. Ma pole seda kirja pannud, ma panin seda ainult, et treiditi Steelersist. See on šokeeriv, ma nende cornerite juurde korra jõuan ka, aga see on šokeeriv, et me oleme jõudnud punkti, kus Pittsburgh treidib üleliigseid ründeliini mängijaid ära. Jop. Arvestades, kus me aasta ja 2 tagasi oleme. Täpselt, see on jõhker ja siis Browns andis alla oma noore kikkeriga, Kate Yorkiga, kelle nad draftisid eelmine aasta vist.
kui ma ei eksi , 4. raundis lausa ja nad lasid ta lahti ja nad treidisid endale hoopis Dustin Hopkinsi Chargersist , kes siis kaotas nende kickeri battle'i ja nad kes Chargersi uus kicker on , tal on see hästi naljakas nimi . see , kes oli eelmine aasta ka seal , noor kicker . ja on , see on , need täpselt nagu need nimed ei jää siia . see on , oota . Ticker . jah , Ticker the kicker . jah , on siis jah , ja Dustin Hopkins , kes oli siis veteran kicker Chargersis , varem läheb nüüd Brownsi , nagu Brownsil on seda vaja . ja siis kõige suurem trade , Trey Lance treiditi 49ers'is Cowboysi . okei , lähme edasi . rohkem pole vaja rääkida . siin pole midagi vaja rääkida . see on nagu , see on päris haige rabbit hole tegelikult , sest et mis väidetavalt , see vist Jerry Jones ise ütles selle välja ju , et Jerry Jones tegi selle treidi ise ilma , et Dak Prescottile ja Mike McCartney'le ütles . see oli siuke Jerry , klassikaline Jerry soolo ja see , et ta tegi mingi pisikese pressikonverentsi kuskil koridoris , et kõik ikka teaksid , et tema tegi selle lükke , et see on täpselt siuke Jerry Jones , see on täpselt see , miks me hindame teda . jah , aga for fuck's sake , sa ei ole oma peatreenerile ka teada ja siis tuleb mingi hooaja keskel tuleb siuke asi , et Dak struggle ib või midagi ja siis ta peab panema Trey Lance'i sisse , sest et Jerry Jones ütleb , sa pead Trey Lance'i sisse panema . mingi siuke lüke tuleb . sest McCarthy'l on nagu praegu niikuinii , ma arvan , suht nagu noa piiri peal coach imine ja nüüd on jah , et su tiimi omanik annab sulle veel selle surve , et ta treidis mingi noore quarterback'i ja seal oli hästi veider oli kohe , kui see Lance'i juht , me jõuame Lance'i osa juurde ka , aga nagu seal hakati nagu välja tulema , et Dak ja Tallas vist nagu ma ei tea , neil on rahaliselt mingid teemad , et kes teab , mis seal taga on ja jutu järgi Lance ütles , et Dak võttis teda väga soojalt vastu ja kõik see asi , aga lihtsalt jah , Jerry Jones tegi Jerry Jones'i jaa , täpselt jaa , aga muidu nagu footi koha pealt . Cowboysil ausalt öeldes ei ole vaja back-up quarterback'i , sest neil on olemas Cooper Rush , kes on mingis jumala soliidselt eelmine aasta , vaata , back-up'i rollis ja Dak on natukene injury prone olnud siin iga aasta , aga täpselt sellepärast ongi sul Cooper Rush on ju . ja Trey Lance'i ja nagu , ja sa võtad Trey Lance'i , kes on nagu , sa võtad Trey Lance'i San Franciscost , kus oli räige pressure tal peal on ju . sa paned ta Tallasesse , kus on pressure peal sellepärast , et Jerry Jones treidis su ja sa oled Tallases . pluss see on see on lihtsalt Tallas . ja nagu täiesti , see vend keeratakse perse NFL-i poolt sõna otseses mõttes . see on , oota ta on , ma igaks juhuks kontrollin üle , kas ta on 23 aastane ikka veel või ? ta on 20 ja ta draftiti 2021, et see ongi nagu selle asja juures nii, ma ei tea, mul on lihtsalt nagu, me oleme siin Lance'i asju nagu arutanud päris palju, eks ju, ja vaielnud siin, aga lihtsalt see, et ta draftiti nii noorelt ja tõesti ta karjäär on selles mõttes nagu metsa keeratud, et Shanahan tahtis Josh Allanit, aga ta ei viitsinud treenida Josh Allanit, kes on NFL-i natuke kauem vaadanud, teab, et Allani 2 esimest aastat Buffalos olid päris koledad, enne kui ta selleks küborgiks sai. Ja Lance oli nagu selles visioonis ja Shanahan lihtsalt, see tiim oli nii hea, et nad pidid võitma Jimmy G ja Brock Purdy'ga nüüd, aga Trey sai lihtsalt vigastada raskelt ja nüüd ta läheb jah Tallasse, sest siis kui see trade juhtus, oli ju see, et Bills ja Ravens olevat küsinud selle kohta ja mul oleks need 2 kohta tegelikult palju rohkem Trey jaoks nagu meeldinud, nagu sa ütlesid, see on nagu veel see Tallase surve Ameerikas tiim, kõik see jama, aga nagu kui sa saad näiteks Buffalosse Josh Allani taha, see oleks ideaalne olnud. Jaa, tal olekski vaja sellist kohta, sest et Dakil on alati küsimärgid juures, sest on Tallase quarterback. Isegi kui Cooper Rush oli sealt, aga mäletad eelmine aasta conversationid. See oli legit küsimus, kas Cooper Rushiga peaks edasi minema, aga siis ta kaotas selle mängu suurelt vaata Eaglesile vist või? Jaa, ta varises kokku jah, et see on sama vaata, mis New Englandis juhtub kohe, kui Bailey Zappi mängu pannakse, et kuule, et see on järgmine vaata. Et kui sa nagu astud sammu tagasi, siis selgelt Dak Prescott on starter ja Trey Lance ei võta seda tööd üle, aga kohe, kui see nagu juhtub, siis tekivad küsimärgid. Okei, ma vaatasin praegu Daki kontrakti, Dakil on 2 aastat alles oma kontraktis. Ja teoreetiliselt peale seda aastat sa saad Dakist lahti. See nagu tekkiski nagu see küsimus, et hei, minu aeg tal oli see interceptionite palavik, eks ju, mis iganes seal juhtus see, et nad ei ole play-off'is, et ma ei tea, võib-olla Jerryl on kopp ees, nad on aastaid rääkinud, et ta tahab 1 korra ju veel võita ja ta ei ole võitnud nüüd. Ja muidugi ta tahab seda. Kannab selle tiimi. Ja kuidas ta tahaks võita seda selle quarterbacki, kelle tema treidis endale, vaata. Oi, see oleks, ei. Kuule, kusjuures see võib olla leverage Daki vastu ka.
Nad peavad Täkile lepingu, kui järgmine off-season nad tahavad talle extensionit anda, sest et esiteks see cap hit on juba jaburalt suur, vaata. Et 59 miljonit järgmine aasta Täki cap hit nagu. Sada extensionit anda. Nad peavad seda lepingut muutma, jah. Jah, täpselt ja siin on su leverage, pane Trey Lance, kes mängib 2 mängu, mängib väga hästi ja nagu see ongi see, et Trey ei pea isegi nagu, ta ei pea Täkiga võrreldes, Täk on selgelt üks NFL-i umbes paremaid viskajaid, aga Trey peab sisse tulema ja Tony Pollardiga lihtsalt nagu koostöös olema, et Lance jookseb 80 jardi ja see on juba nagu, et ei, kuule, me vahetame üldse rünnakut, et Täk, mis sa arvad sellest, vaata. Ja too uus coach ka sisse näiteks ja ongi olemas, vaata. Tegelikult, sest et Täk oli nagu Trey Lance on täpselt siuke mängija, kes nagu, ma ei tea, tooge Greg Roman sisse korraks, vaatame, mis juhtub. Jaa, täpselt, aga samas me ei ole näinud Trey Lance, et ta on nagu, ta ei ole kunagi olnud the man, vaata, ta ei ole kunagi saanud võtmeid kätte, aga samas me nägime, mis juhtus, kui Zach Wilsonile anti kohe alguses võtmeid kätte, ta ei olnud valmis selleks, vaata. Et nagu, see on ka üks asi, millest unustatakse kogu aeg ära, Zach Wilson valiti enne teda juba, need võivad läbi ajaloo minna võib-olla ühe talvimad number 2 ja number 3 pikid üldse NFL ajaloos tegelikult, vaata. Tõenäoliselt ongi ja see Zach Wilsoni asi on veel nagu täitsa eraldi mull, et Trey oli veel see, et San Francisco ju treidis kokku 3 first rounderit, et treidi ära tuua ja nüüd treidisid ta 4. raundi valiku vastu, et neil joppas sellega, et neid said Brock Purdy seal, kus nad ta sai. Aga see ongi, et kui sa vaatad Ninersi viimase mingi, selle John Lynch'i ja Shanahani era esimese raundi valikut, see on päris kole vaatepilt tegelikult. Tegelikult küll, jah. Sest et seal sees on samamoodi ka ju Solomon Thomas. Ja, täpselt. Ja Solomon Thomas, kes ei ole ja ei olnud tegelikult kõige hullem ei ole, nad leiavad talenti teises, 3. raundis. T-Bot, paganama, Ajukid on kõik sealt tulnud, vaata. Kittel oli 5. raundi oma, vaata. Aga jah, see algus ei ole kõige paremini läinud, aga võib-olla nad tõesti leidsid quarterbacki kokkuvõttes keegi vingu selle üle, kui Brock Purdy'ga võidavad Superbowli, on ju, kui nad võidavad, on ju. Aga Trey Lance, jah, see on huvitav nagu vaadata üldse nagu, ma kardan, et ta on nagu NFL lihtsalt see liikumine, kõik see erinevus, kõik see rikub ta lihtsalt võimalused üldse ära. Aga jällegi, nagu sa ütlesid, ta on 23 alles. Keegi coach on alati niimoodi, I can make it work või midagi sellist. Ja ongi, täpselt ongi, et ja need ilmselt võib-olla ongi need Ravensid ja Billsid, vaata, kes küsisid ta kohta ka, kes juba on sarnaste quarterbackidega seda tööd teinud. Et nüüd vaatasid, et ta on noor, ta on füüsiline talent olemas, et ta võib lihtsalt selja taha istuma tulla, aga see on siuke kaheotsega asi, et ma siiamaani väga tahaks, et Trey Lance mängida saaks ühel hetkel, ma tahaks lihtsalt, et ta teeks 3 head mängu ja saaks selle positiivse narratiivi ühe korra. Aga samas on nagu see, et ma ei taha, et Täk ka tööd kaotaks või et seal tallases mingi draama tekiks, et siuke kaheotsega asi, väga veider valik Jerry Jonesi, väga imelik Jerry Jonesi tegu, ütleme nii. Jah, täpselt. Aga lähme edasi, siis meil on mõned vigastused ka, millest on vaja rääkida, et siin on nagu hunnik mängid, kes on pandud PUP-sse, kes on võetud PUP-st ära, kes peaks olema week 1 valmis ja nii edasi. Aga just kõige suurem võib-olla on see, mis juhtus just täna hommikul, tuli välja, eile õhtul, põhimõtteliselt Cooper Cupil on nüüd see hamstringi vigastus, mis tal on olnud terve off-seasoni jooksul. Nüüd on väike setback, et ta potentsiaalselt ei ole valmis esimesel nädalaks. Ja kui Cooper Cupi seal Ramsis pole, siis jumal küll see meeskond. Kui sa seda Staffordi kvooti nägid või? Ja seda, et ta ei saa noortega läbi. Jah. See, et Sean McVay seal on ja et Aaron Donald seal on, see katab väga palju probleeme, sest ma olen terve off-season mõeldud, et me arvame Ramsist liiga palju, see tiim on nagu väga kaugel, selles mõttes, et Staffordi vigastuste rohkus juba, aga see, et Cooper Cup ei ole ikka veel valmis, see on, Rams ilmselt ei üritagi nagu palju võita see aasta muidugi, aga arvestades palju neid rookisid on, aga see nagu jah, ma ei tea, mis seal toimuma hakkab. Nende see asi läks veel kiiremini vastu taevas kui Paksil on siiamaani vähemalt mingit talenti alles, nagu Ramsil pole absoluutselt talenti enam alles, kui nad peale Superbowli ja kõik on läinud nagu see on täiesti. Yeah, nad ehitasid tiimi nagu nii top talent heavy, eks ju, aga täpselt ongi, et sul oligi Cooper Cup ja Aaron Donald ja Stafford kaudselt ja üks neist on juba kadunud. Ja see on nagu täiesti söge tegelikult ja kui sa, ma võin seda alguses ka öelda, et kui sa tahad, mine tagasi kuula, mis me rääkisime Ramsist ka vaata, me tegime season preview'd, et sealt me tegime väga palju, võib-olla natuke liiga palju nalja, aga võib-olla kokkuvõttes ei teengi liiga palju nalja nende üle, on ju. Ja sest, et see on tõesti, see on nagu huvitav, aga teine meeskond seal samas divisionis Cardinals, kes lasi lahti Colt McCoy, on ju, ja nad panid Kyler Murray PUP-sse. Ja seal on nagu legit kõlakad, nagu väga suurte nimedega insideritest on tulnud juba kõlakad välja, et nad väidetavalt ei tahagi, et Kyler Murray mängib see aasta, nad ei lasegi tal mängida see aasta.
ja nad võtavad siis see aasta, neil on 2 esimese raundi pikki, Texansi ja enda oma, on ju. Ja nad võtavad siis uue quarterbacki, kas Caleb Williamsi või Drake May, kes peaks olema rohkem prototüüpilisemad quarterbackid kui Kyler Murray, ütleme nii, on ju. Ja ütleme nii, kuigi nagu ütleme, kas või nagu kehaehitused päris sarnad, või noh, Caleb vähemalt on, vaata, aga Caleb mängib rohkem, või noh, ikka selgelt teist stiili. Ja et väidetavalt see on nende plaan praegu Kyler Murray'ga, et nagu võta rahulikult oma rehab, meil ei ole vaja sind. Sest et seal on ka mingi klausel sees sellega, et kui ta üldse see aasta ei mängi, siis see garanteeritud raha ei tule aktiivseks või midagi niimoodi, et sa saad nagu mängida rahaliselt ka ümber. Et seal on nagu tegelikult, ta ju sainis eelmine aasta selle suure kontrakti oli, on ju. Jah. Ja seal on tegelikult out olemas peale seda aasta, kui ta ei mängi, sa saad tast tegelikult ära treidida või isegi selle aasta jooksul sa saad ta ära treidida tegelikult päris odavalt, arvestades seda, kui suur kuradi kontrakt tal oli. Et see on üks asi, mille silma peale hoida, just siin trade deadline'i jooksul ka. Et järgmine quarterback, kelle karjäär ära rikutakse, aga samas võib-olla kohati ta rikub ise ka selle ära, et või ei tea, see on huvitav. No ja seal, ütleme jah, Arizona on siuke veider koht selles mõttes, et noh, ta on ju Kingsbury quarterback selles mõttes ja Kingsbury saadeti kuskile Filipiinidele puhkama nüüd, et jah, aga jah, see, mis sa ütlesid ka, et Kyler võib tegelikult täitsa vabalt hooaja sisene treid olla, mis tegelikult on meeletult suur sündmus, aga no lihtsalt jah, praegu ei oska nagu ette kujutada, et kes seda teha võib. Ja neil on praegu 2 quarterback on Josh Dobbs ja kes see teine on, oota, kes see Clayton Tune. Jah, see on selle aasta 5. raundi rookie ja Josh Dobbs oli eelmine aasta mängis ühe hea mängu, vaata Tennessee eest või? Ja no ta tuli Tennessee's oli ju vaata see, et ta toodi mingi 2 päeva enne tiimi, sest Malik Willis ei saanud hakkama ja siis Dobbs tuli ja mängis, ma mäletan, Packersi vastu mängis hästi või kellegi vastu. Oli küll, jah, oli küll. Et jah, ja ma arvan, Dobbs alustab kusjuures. Nagu kes treiditi just Brownsist alles sealt, ta oli Brownsi number 2 quarterback for sure, aga kuna see Dorian Thompson mängis nii hästi pre-season rookie, siis Dobbs treiditi ära ja Dorian Thompson on põhimõtteliselt backup quarterback praegu Brownsist. Ütleme, ühesõnaga Arizona ei ürita võita see aasta. Jah, et esimesel week 1 üllatusi täis, aga pange Washingtoni peale nii palju raha, kui teil on, nagu. Siis Joe Burrow on tagasi trennis, ta peaks week 1 okei olema, mis on hea, et siis Brownsi ja Bengalsi mäng peaks väga huvitav olema. Siis Rashad Kerry peaks esimesel nädalal Packersi star defensive end on PUP-st väljas, aga ta esimesel nädalal 100% snappidest ei mängi kindlasti, aga ta peaks mingi osa mängima. Aga selle eest nad panid Eric Stokesi, nende cornerbacki panid PUP-sse, mis on nagu ikka päris suur lüke, sest neil cornerbacki sügavus on päris väike praegu, on ju. Siis näiteks Bengalsist veel korra Lael Collins, nende right tackle on PUP-s, ta tuli ACL-i vigastused eelmine aasta, et teda pole ka siis esimesed 4 mängu. Et kõik, kes on praegu PUP-sse pandud vähemalt esimesed 4 mängu, nad jäävad kõrvale. Siis Ryan Jensenist või? Ryan Jenseni karjäär on läbi potentsiaalselt või suure tõenäosusega. Ehk siis mäletad, et eelmine aasta tal läks vaata Campis läks põlv väga halvasti puruks, nagu väga palju asju läks põlvest puruks. Kas oli umbes mingi training campi esimene päev? Jah, oligi. See oli see, me nägime seda videoga, mäletad, vaata. Ja siis Brady oli ka veel siis olemas, vaata, alles eelmine aasta. Et Jenseni läks põlv ja siis tuli uudised välja ka kohe, et ta lõpus või potentsiaalselt on tagasi. Ja põhjus, miks ta potentsiaalselt oli tagasi, oli see, et ta ei läinud traditsioonilist OP teed. Ta üritas seda stem cell'ide tüvirakkudega siis ravida. Mis on nagu päris optimistlik asi, mida teha, olgem ausalt, sest et minu meelest nagu üsna eksperimentaalne. Jah, ma tean tüvirakkudes päris palju, sest ma ise uurin nende sisse päris palju, sest enda vigastuste pärast ja nagu see on huvitav, sest Peyton Manning tegi oma kaela korda sellega näiteks, vaata, kes Saksamaal tegema seda Frankfurdis teevad. Siis siin on veel väga paljud mängida kasutanud. Kobe käis ka kogu aeg vist Saksamaal neid saamas. Hilkaga peale, aga ma ei ole kunagi enne kuulnud, et sa üritad oppi täiesti vältida nagu nende asemel nagu. See on tõesti selles mõttes, et see on tema otsus, kõik absoluutselt arusaadav, aga jah, see, et sa rushid tagasi, et kaitsta, või okei, ta tuli, siis ta on Brady center ja see on nagu oluline kõigi jaoks, aga ja õnneks Jensen sai nagu raha ka päris palju oma karjääri jooksul. Ja hea eduks karjäär, Super Bowl champion ka. Jah, Division 2, kui ma eksi ka. Jah, ongi. Aga sa tuled tagasi, et 9-8 Tampa Bay'd play-off'is aidata, see on täpselt nagu siuke, sa riskid sellega oma karjääriga, et see on jah siuke. Natuke riski jah, et aga niimoodi ta läks ja tundub, et lihtsalt see kõik see, kuidas ta üritas tagasi tulla, see põlv hüppas veel 2 korda välja, vist OTA-s läks perse ja nüüd Campis läks uuesti perse, et nüüd
tundub, et on kõik see Cartledge on läinud sealt väidetavalt ja kõik mis iganes, et noh, kahju, aga nagu sa ütlesid ka, et nagu karjäär on kõva olnud, all pro pool, kõik asjad on olnud, paganama raha ka saanud, et nagu pole üldse halb karjäär, mille peale lõpetada, lihtsalt ka kurb, et niimoodi ta lõppema pidi, vaata. Aga... noh, ta oli üks, selles mõttes enne Tampa Bay'd ta mängis Ravensis pikalt ja noh, ta oli Joe Flacco quarterback ja seal on see üks hitt, ilmselt paljud on näinud ka, kuidas Kiko Alonso lendas ligistavale Joe Flacco'le sisse ja kuidas Ryan Jensen, noh, see ongi tema, aga Jensen tuli lihtsalt võttis Kiko Alonso kinni ja selle tüübi alla sa ei tahtnud jääda, sest Jensen oli ikka nagu agressiivne, vägivaldne ründeliini mängija. Jop, old school, nagu natuke must või natuke must on võib-olla understatement. Ja noh, see punane lakk tuleb sealt kiivri alt välja kõik, noh, siuke klassikaline. Natuke loko vaata, aga sul on siuksed vaja ründeliini. Aga jah, see on kahju. Aga siis mõned uudised veel siis vigastuste pealt, näiteks Texansi, right tackle, Titus Howard, kes sai just uue kontrakti ja murdis oma käe ära. Week 1 ei ole veel so-so, et see on päris suur löök Texansile kindlasti, kui ta ei saa mängida. Ka Terry Stoney ja L'Jarius Sneed, Chiefsi receiver ja cornerback peaks okei olema week 1, et nagu see on väga hea uudis neile. Marshall Lattimore, suht kindlalt good to go for week 1, mis tähendab, et Saints võidab, lihtne, siis võib kohe, kui ta on väljas, pange kaotus. Nagu see nagu Kaups... Sama, mis Packersil Jair Alexandriga on täpselt. Jah, ja Kaups ütles ka, kui Lattimore on korras, on see kaitse jumala okei. Siis Bills, Von Miller ei ole valmis veel, ta... teises pooles läks ACL eelmine aasta, vist kui ma eksi on. Ja, vaata, me just hiljuti rääkisime ka seda, et tal oli pressure'id, tal oli mingi 50-60 pressure'id, kui tal läks ja siis pärast seda Billsi pass rush'is suri ära. Täpselt. Ja ta alustab PUP-s samamoodi, nii et vähemalt 4 nädalat on väljas, on siis Buffalo Bills ilma oma star pass rusher'ita. Siis Marlon Humphrey, kas ta pandi ka PUP-sse või? Ei ole. Ta on aktiivses rosteris. Ja no see timeline öeldigi, et noh, ta sai, mis iganes 3 nädalat tagasi sai vigastada, siis öeldi, et 4 nädalat, et noh, see nagu lihtne matemaatika ütleks, et ta tuleks week 2 või 3 tagasi, et miks nad ei pannud PUP-sse, aga noh, kes teab praegu. Jaa, täpselt, aga noh, kuna nad ei pannud teda PUP-sse, mis tähendab, et nad loodavad teda tagasi saada enne 4. nädalat põhimõtteliselt. Ja noh, Harbaugh viimati pressikal ütles ka, et noh, et hooaja esimeses veerandis teda on, et nad tulevad tagasi, et noh, kas see on siis 2 või noh, week 2 on Bengals, et noh, see nagu tundub siuke mäng, kus Marlonit oleks vaja hädasti. Siis Devin Jenkins, Bearsi ründeliini mängija samas situatsioonis week to week, et siin tuleb tagasi arvatavasti enne 4. nädalat, aga täpselt millisel nädalal ei tea, see on kindlasti suur oluline lüke Bearsi meeskonnale just ründele. Siis Vander Robinson tuli tagasi PUP-s, Giants slot receiver, potentsiaalselt kõige parem receiver, välja arvatud tight end, et see on nagu oluline lüke. Ja Caleb Farley's peab ka natuke rääkima, aga teistel asjadel footballi välistad ka kahjuks, aga ta pandi ka PUP listi, sest tal on seljavigastus, kes on olnud omamoodi past, on ja tegelikult ta ei ole mänginud seda haipi üles, kus ta esimese raundi pikk oli, on ja. Nojah, need samad vigastused, noh see praegune vigastus ka selge, et see täpselt ongi, ta ju tuli vaata NFL-i ka, kas tal oli mingi kaela teema, ta oli ühest vigane. Ja oli, ta tuli ju Floridas ka, oligi vigastus, red flag oli nii suur, vaata. Aga no kuna talent on nii kuradi hea, siis ta võeti ikka esimeses raundis ära. Aga siis lisaks sellele off-seasonil ta isa suri ära, sest ta maja plahvatas. That's haige nagu. Siu kuudis oligi reaalselt, et Caleb Farley pere oli majas, kui maja plahvatas. Ehk siis naturaalse gaasi lekke tõttu plahvatas maja, mis on USA's üllatavalt tavaline. Et seda sa kuuled siin ikka päris tihti, sa kuuled jälle kuskil keegi maja plahvatas, mis iganes selle pärast, et nagu ai kurat, see küll nagu, see on päris haige, nagu see on ikka väga-väga halb viis nagu ilma jääda nagu nõnda. Ja noh, see on nagu noh, et me räägime mingitest traagilistest sündmustest, et või noh, traagiline sündmus nagu iga teine, aga noh, siuke pomm tuleb sulle, pomm oli võib-olla vahab sõna, aga tuleb sulle lihtsalt keegi helistab sulle, noh, et selline asi juhtus, vaata. Et noh, ma ei kujuta, et noh, Caleb Farley loodetavasti saab terveks ja teeb mingi karjääri, aga loodetavasti on eraelus ka, okei. Jop, täpselt, et see on nagu, jah, mentali nagu see peab nagu väga keeruline sellest üle saada ka, vaata. Aga jah, ja siis mõned uudised on veel, mõned holdoutid, millest peab rääkima, sest et need on samamoodi nagu vigastused kohati, mis võivad potentsiaalselt hoida mängid väljas esimesel paaril nädalal. Ja noh, meil on üks sai lahendatud, Josh Jacobs sai extensioni, mitte extensioni,
palga kõrgendust selleks aastaks, sarnane deal nagu Saquonil, aga ta saab veel rohkem kui Saquon. Tal on siis kuni 12 miljonit. Franchise tag on 10,1 miljonit ja ta saab siis kuni 12 miljonit ja Barkley saab kuni 11 miljonit näiteks. Ja tundus, et Jacobs oli sellega mingil määral rahul, et tundus, et väga positiivne oli ja läheb see aasta jälle number 1 jooksja neil. No see on jah, täpselt Saquoni olukorraga nagu sarnane, et nad tahtsid oma raha ikkagi kätte saada, aga sellega, et 2 kõige suuremat free agentit turult maas on, ei lõppe see running back'ide lepingu arutelu, et me jõuame järgmine aasta samasse kohta. Jah, järgmine aasta on täpselt sama asi, ma juba lugesin artiklit, mis nagu ma olen tegelikult päris kohati nõus. Giants, andke Barkley'le nii palju palli kui võimalik ja järgmine aasta andke tal, las läheb vabagendi turul põhimõtteliselt. Ja võt see ongi minu arust nende üheaastast, et Jacobs ja Saquon otsustasid ikkagi need üheaastased lepingud võtta, sest ilmselt neil ei olnud muud valikut. Ja Jonathan Taylorist me räägime ka muidugi kohe, aga kõik viitab sellele, et Saquon ja Jacobs niikuinii mõlemad saavad päris palju palli, aga nad on workhorse'id, neile antakse 300 korda see aasta palli, siis saadetakse uksest välja. Jah. Kahjuks see business tundub praeguse seisuga nagu, et on mis ta on. Ja siis running backi uudistest veel Jeff Wilson on ka pandi IR-i Miami Dolphinsi number 2 jooksja, mis tähendab, et nüüd Raheem Mostert on kindlasti number 1 jooksja hooaja alguses. Ja kas Akne pole ka vigane või? Ta oli vahepeal vigane, kas ta nüüd on terve? Ja nad ju Miles Gaskini lasid ka lahti, et Devon A-Chain rookie pidi vist, ma sain aru, nüüd see järgmine nädal, siis nagu nädal enne hooaega pidi nagu tagasi tulema trenni. Okay. Aga see Miami running back room on nagu nii veider olnud, et siin kas Dalvin Cook või Jonathan Taylor läheb sinna ja siis nad ei teinud ühtegi otsust peale selle, et nad lasid veel depthi nagu lahti, et selgelt Mostert on starter seal, kui seal küsimus oli. Esimese paari nädalal Fantasy's kütta nii palju kui võimalik ja siis sa ei saa enam aru, mis Dolphinsis toimub, nagu see nii tavaline vaata. Kohe, kui need tüübid tagasi tulevad, siis nad hakkavad korda mööda. Mingi hooaja lõpus mingi Ahmed tuleb jälle sealt pingit ja mängib starter nagu lambist, nagu mida te teete seal, nagu see on nii naljakas. Aga rääkides Dolphinsist, siis nende üks hold-in oli ka neil Christian Wilkins, nende star D-tackle ja nüüd leppisid kokku, et järgmine off-season jätkavad nende lepingu pikenduste arutamisega ja Tuaga sama asi, et Tual võeti 5. aasta option ka välja ja siis aga järgmine off-season räägitakse uuest lepingust, mis on Dolphinsi koha pealt ka mõistlik ja ma arvan, et väga mõlemal mehel ei ole väga, nad ei kaota igal juhul, sest nad on ikkagi päris, Tua kaotab rohkem, kui Tua on jälle vigane, siis on perses tal. Ja Tual võib nagu reaalselt olla see olukord, et see võibki olla viimane payday tal praegu, aga tegelikult sellest Wilkinsi hold-inist me nagu ei rääkinud üldse palju, vaata, et kõik need teised defensive tackle'id, Quinlanid said raha, Dexterid said raha, aga Wilkins kuulub sinna samasse klassi ja me lihtsalt nagu läksime üle sellest, kõik on ja seal väga palju draamat ka ei tulnud. Jah, aga rääkides teisest D-tackle'ist, kes tekitab kõike seda draamat praeguse seisuna, Chris Jones on ju, kes pole ikka veel läinud Chiefsi, Kansas City'sse ja väidetavalt eelmine nädal ütles ka, et ta on kuni 8. nädalani võib välja istuda, et nagu, et saaks oma raha vaata ja siin on nagu päris palju treidimise ruumoreid tuleb juba aine, aga GM siiamaani loodab, et ta esimesel nädalal mängib ja ta ütles ka GM ütles otse välja, et jaa, ta väärib uut lepingut, aga tundub, et see raha, mida Chris Jones küsib ei ole päris see, mida Chiefs on nõus maksma aine. No ta ilmselt küsib Aaron Donaldi raha, mis nagu tegelikult täiesti õiglane argument. Jah, aga pigem ma arvan, ta saab sinna Quinnen Williamsi kanti kuskil, kes on siis 27 milli või palju tal oli see keskmine. Ja, see on sama, mis quarterbackid ilmselt, et ta on Chris Jones'il 5% rohkem ja asi on timm ilmselt. Täpselt, ja see Chiefsil on vaja Chris Jones'i, kui Chris Jones'i seal kaitses ei ole. Me naerame nagu selle üle, et nad saatsid Tyreek Hilli ära ja nad olid NFL-i parim rünne ikka veel ja see mõttes, ma ei tea, see Kansas City, ma ei tea, võib-olla saavad ilma Chris Jones'ita ka, aga nagu terve see meeskond, need Superbowli tiitlid, kõik need kaitsed on olnud Chris Jones'i kaitsed. Jah, ja seda on ainuke asi, mis seal keskel nagu hoiab nagu seda mingit pressure'it stabiilselt saab peale ja ta on kogu aeg olemas olnud tal seal meeskonnas, vaata, et nagu see, me võime näha, kui teda ei ole week 1, ärge olge üllatunud, kui Chiefs alustab mingi 2-2, 1-3 midagi sellistest, et Chiefsil on üks teine suur küsimärk ka ühel teisel positsioonil, vaata, nagu receiveri peal, kus on samamoodi, nagu kaua sa mängid enda tulega, et sa saad parandada kõik asjad Patrick Mahomesiga, on ju. Ja ma arvan, et Jones mingil määral loodabki selle peale, et see kaitse täiega underachievib ja siis nad tulevad tead põlvili tema juurde tagasi, et tulla aitama. Ja, aga siin on ka teine asi, mis eile kuulsin, McAfee show's kuulsin vist ja see argument tooti välja, et Travis Kelce
saab vist 13 milli aastas, mis on nagu jaburalt väike, me kohe räägime, kui väike see on. See on star tight end ja Patrick Mahomes saab ka tegelikult väga vähe raha quarterbackide meelest. Patrick Mahomes on see quarterback, kes võiks ja kui ta nõuaks seda, ma arvan, kõik ütleks, see on nõus, et iga kord, kui uus quarterback saab rohkem raha, ta saab automaatselt läheb üles tal leping. Et nagu, sest Mahomes on kõige parem quarterback NFL-is, nagu see pole isegi küsimust, on ju. Et aga, ja siis Chris Jones on see, kes nõuab seda raha. Mismoodi saab nende GM maksta Chris Jonesile järsku number 1 positsiooni raha, kui ta ei maksa oma teisele 2 staarile, kes on potentsiaalselt tähtsamad sellele meeskonna jaoks, number 1 raha. Et nagu see on ka tegelikult nagu suur dilemma, vaata. See on tegelikult hea point ja see võibki mingil määral seda kõike nagu aeglustada ka, et Kelsey on seda ju maininud, Mahomes ka vist. Et nad mõlemad minu arust on nagu tõdenud, et jah, me tegime sellised lepingud, mille eest me ei saa nii palju raha. Jah. Ja Kelsey nagu reaalselt, ta ei saa, tal on väga raske küsida ka raha juurde, sest et ta on 34 juba ju. Vist, kui me eksin. Ja ta on üllatavalt vana iga kord selles mõttes. Täpselt. Siis järgmine kaitseliini mängija, kes on ka hold out'ib, on siis Nick Bosa on ja Shanahan juba ütles välja see nädala alguses, et kuule natukene close'iks hakkab minema see, et võibolla ei mängiks esimene nädal on aga teda ei treidita mitte kuskile, tema saab selle uue lepingu, aga lihtsalt ma ei tea millal, et ma ei tea, mis raha taga see täpselt on. No siin jah, San Franciscos on nagu selgelt optimismi rohkem, et see ikkagi saab enne 10. septembrit valmis. Et see, ma arvan, sellepärast ei ole hullu, aga siis toidki silmad lahti viik 1 peale. Me vaatame seda mängu muideks ju. Ja, me näemegi seda. Ja me näeme, kas Bosa on väljakul või mitte, sest et see kaitsel endi koha peal ei pole ju rohkem mitte kedagi praegu. See Justin Jackson või mis ta nimi on see teise aasta mängija. Drake Jackson ja Cleveland Ferrell on seal. Aga Hargrave ja nad saavad ilmselt nagu hakkama ilma Bosata. Bosa on see põhjus, miks nad on top 3 kaitse. Täpselt, ta viib nad superbowlile, kui Bosat seal ei ole väga raske superbowlile minna. Ja üks mees mängi, kelles me rääksime Otiga sellest nagu asja siiamaani ära, nagu mida Jonathan Taylor üritab teha, aga siiamaani ja teda ei treiditud ära, sest väidetavalt ei olnud ühtegi head offerit Coltsi jaoks. Ja nüüd väidetavalt Colts küsis Jalen Waddle'it Dolphinsist vastu ta eest, on ju, okei, võib-olla tõesti. Ja Packers oli väidetavalt väga huvitatud olnud, mis on nagu huvitav, sest neil juba 2 running back on olemas ja nad ei taha maksta neile järgmine aasta, siis toovad uue running backi, kellel on vaja maksta, nagu ma ei tea, mismoodi see toimib, on ju. Et ma ei tea nagu Jonathan Taylor, ma arvan kokkuvõttes Jonathan Taylor, kas on Coltsis? Ja ma arvan ka, mulle tundub lihtsalt see, et Colts küsis Miamilt Waddle'it tagasi on pöörane. Aga ma arvan, et seal ongi nagu võib-olla mingi see osa, et Coltsi kallis omanik Irsay on ilmselt nii uhke, et front office praegu nagu täiega kõnnib munakoorte peale, et nad proovivad seda Jonathan Taylorit nagu ikkagi endal hoida, et kui nüüd tead enne, ma ei tea, week 3 me saame seda raha kätte, ma arvan ka, et Jonathan Taylor saab mingi, midagi nad lahendavad ära. Ja ta pandi hooaja alguseks PUP-sse, mis tähendab, et ta esimesed 4 mängu ei saa niikuinii mängida, et siis sa ei saa vist treidida ka teda ametlikult, kui ma eksi. Minu meelest ei saa, sest ta peab treidi lähe ju enne läbi, kui fysikali saab ära teha ju, on ja? Jah, et siis ta saa treidida ka seda. Et siis tuleme 4 nädala pärast tagasi, et siis oktoobrikuus tuleb tagasi. Et siis vaatame, aga see on nagu nii veider, sest Coltsil on raha ja nagu neil on rookie, ma saan väga hästi aru, miks me ei maksa running backidele, aga Jonathan Taylor tundub nagu see kultuurivend, et annad alles mingi 2-aastane leping ja hoiame seda laeva nagu kursil. Aga see nõudmised on ka väga huvitavad, sest too alguses ta ütles, et tal ei ole vaja uut lepingut, ta mängib selle viimase aasta välja, ja nüüd siis järsku ütles, et tal on vaja uut lepingut peale agentide vahetust, et nagu see vestlus Örsiga seal bussis ikka muutis asja. Ja ma tahan teada, millest nad rääkisid seal huvitav, on ju. Ei, Örsi tweetis pärast seda, et me mõlemad ära sureme, siis maailm liigub ilma meie edasi, selge. See sama lause pidi käima seal bussis ka läbi, vaata. Ja raudselt, ma arvan, Örsil oligi see, et tal tuli nii hea mõte, vaata, et mõtsa, kurat, ma saame selle maailmasse ka. Ja siis mingi nädal hiljem tuli ju vaata see uudis, et Örsi maksab mingi 20 miljonit, et kuskilt SeaWorldist mingi vana vaal transportida Vaiksesse ookeani. Ja siis kahjuks see vaal suri juba ära, aga see oleks läinud maksma 20 miljonit ja siis ma kujutan ette, et Jonathan Taylor loeb seda uudist ja mõtleb, et oot. Jah, 100%. Et see on huvitav ja see running backi market, sellest me räägime järgmine off-season jälle. Ma arvan, et selleks hooajaks on see paigas, nii kaua nii Jonathan Taylori asi, kui saab lahendatud, siis sellest tuleb vaikus, aga kurat, me saame sellest rääkida väga palju järgmine. Samad nimed nimetud tagasi uuesti. Ja tuleb uusi juurde. Jonathan Taylor on uus nimi, kes tuleb juurde nüüd ka vaata. Aaron Jones tuleb Packersist juurde. AJ Dillon tuleb juurde Packersist potentsiaalselt, et nagu see on nagu väga huvitav situatsioon tegelikult kokkuvõttes. Siis üks extension ka. Keegi sai raha. See tight end jälle.
ja ta sai väga palju rohkem raha kui running back'id. Ta sai 4 aastat 66 milli. Hawkinson siis sai Minnesota Vikingsi käest oma extensioni kätte, millest me kuulsime kõlakaid training camp'i alguses, mainisime ka korra, et ta väidetavalt on väike jutumärkides vigastus, tegelikult on lepingu läbirääkimised ja siis, mis teeb siis temas ka NFL-i kõige rikkama tight endi. Et siis Darren Walleril oli number 1 enne siiamaani, kuigi Giants ei maksa talle nii palju raha, sest et Raiders maksab siiamaani talle mingi osa. See on väga hea. Aga sinu koha pealt Hawkinson väga õigustatud lüke, Minnesota poolt ka. Jah, nagu selles mõttes, et ta on see, kui ta tuli hooaja keskel sisse ja ta nagu tegi selle Minnesota rünnaku nii palju võimsamaks. Lihtsalt Minnesota on nagu selliseks veidras olukorras, kus neil on vaata hästi analüütiline front office ja nad teinud väga palju liigutusi, mis viitavadki sellele, et nad lasid vanad rahvad latti ja tõid Byron Murphy, tõid Davenporti, et nad nagu väga palju vahetavad verd. Ja siis nad maksavad tight endile, kes on ka nagu see väärtusargument, aga nad ilmselt näevad teda selle söödumängu number 2 Jeffersoni taga. Ilmselt küll ja ma olen päris palju bold predictioneid ja näen ka Jordan Addison, Addison väidetavalt on päris hästi kämbis igal pool ka hakkama saanud, et see potentsiaalselt üks parimaid rookie receiverid peaks ka olema, et siis number 2 receiver. Ja kui sa vaatad seda Hawkinsoni kui wide receiver 2 lepingut, siis see näeb palju parem välja, eriti arvestades, et Addison on nagu slot põhimõtteliselt, aga lihtsalt kuna ta on tight end ja kuna ta on kõige rikkam tight end, siis eelmainitud Kelsey, Mark Andrews, siuksed nimed hakkavad ilmselt mõtlema, et oot. Jah, neil on uut lepingut vaja vaata. Et see on nagu, see on huvitav jah, ja Minnesota koha pealt. Nad üritavad ikka see aasta, see Hawkinson on selle praeguse front office'i trade, siin mängib see ka rolli, ma arvan, nagu sa mainisid ka natuke juba. Et see on ka kindlasti mängib rolli siin. Ja ma ei tea, lõpetuseks teeme paar head uudis ka, mis me siin sellest pasast räägime kõik on ja. Et Damar Hamlin sai ka Buffalo Billsi 53 mehe rosterisse, mis on nagu väga lahe, nagu sa võid talle nagu Alex Smithile juba comeback player of the year'i ära anda, ükskõik kes sealt tagasi tuleb. Matthew Stafford on MVP mängib 56,000 jaardi, tahab saa seda. Hamlin oli surnud. Jah, see on otses mõttes, Hamlin suri väljakul ära, Stafford, kas sa surid ära? Nope, sul on läinud selg kaela, kui küünanud kõik asjad muudetud puruks. Saab lahk. See on nagu argument, et nagu väga mingi story, vaatame, kas ta on ta ei ole staar NFL-i mängi ka vaata, tegelikult. Kõik teavad ta nime ainult ühe asja pärast. Mitte ainult ühe asja pärast, aga suuremal jaolt selle pärast, mis taga juhtus selle väljakul Bengalsi vastu, aga tal potentsiaalselt ta on sügavuse mees, ta on seal Boyeri ja Maika taga safetydena vahetusmees, et see on nagu ja lükka Pilsi poolt ka ja poolt ja vaatame, kuidas ja nad mängivad hästi palju nikkelit ja taimi ka, et Hamlin saab väljakule, selge, kui ta mängib. Ja siis teine nimi, kellest me rääkisime tegelikult, kui ta draftiti, me mainisime korra, sest ta story on ka üks haigemaid, on siis Justin Ross, kes sai ka 53 mehe rosterisse Chiefsi. Tal oli ju võitis National Championshipi Clemsonil freshmani aastal ja peale seda, kui ta oleks kohe drafti saanud tulla, ta oleks olnud top 10 pikk receiveri koha pealt, sest tal oli kõik olemas, ta on pikk, kiire. Ta nagu, see Marvin Harrisoni peetakse ikkagi paremaks prospektiks, aga Rossi on kaugel sellest. Täpselt, et kes vähegi teab praegu, mis kolledžis tuleb järgmine aasta välja. Ja, Trevor Lawrence'i püüd ja Lawrence'i parimal aastal põhimõtteliselt. Täpselt, ja paar seljavigastust, siis ACL läks eelmine aasta vist off-seasonil ja seljavigastus oli potentsiaalselt nii tõsine, et ta ei saanud isegi jätkata üldse footi mängimist ja sellepärast teda ei draftitudki, ta oli undrafted free agent kui Chiefsi poolt, siis ta sai viga ja nüüd see aasta on olnud terve kämbis väga hästi mänginud, pre-seasonil hästi mänginud, et see on väga vääritud ja see on nagu lahe story lihtsalt, et nagu ta on põhimõtteliselt nagu see ei ole, ma ei saa öelda seda niimoodi, et ta tuleb surnust tagasi, sest üks tuli surnust tagasi, ta ei ole ära surnud, tal oli kõik hästi, tal oli kõigest seljavigastus, aga et nagu tagasi tulnud nii-öelda. Rossil on hästi huvitav, ma nagu üks oli training camp'i klipp, teine oli mängus, pre-seasoni mängus ja ma olen 2 korda märganud, et Justin Ross, kui ta jookseb nagu comeback'e või curl'e või neid nagu tagasituleku radasid, siis ta tõmbab kindlalt puhtaks rätikusse, nagu kui ta cut'ib välja, mis on täiega nagu üliülbe asi, mida teha, aga nagu see näeb nii lahe välja, et teeb selle cut'i ära, corner jääb pool meetrit kaugemale, siis Ross kiirelt puhastab käed ära ja siis pööb palli kinni, see on nagu nii vinge asi, mida jälgida. See tähendab, et tal ei ole head käed jah, et ta ei suuda ilma puhastada kinni. See on mingi kellegi argument on 100% see. Ja raudselt. Ma arvan, Chris Carter tuleb välja ja ütleb, et ei, Carteril on ikka paremad käed. Ja täpselt, et see on nagu, see on nagu naljakas, aga ma ise nägin ka sellest klipist tehtigi eraldi, sellest tehtigi klipp vaata eraldi, et see on nagu
see oli jah naljakas, aga loodame, et potentsiaalselt uus franchise receiver neile sinna, who knows, on ju. Et see on nagu päris huvitav. Hea lugu, aga ma ei tea, kas Chiefsil, võib-olla Chiefsil pole vaja teda, aga teised AFC meeskonnad vaatavad nagu, et loomulikult nad said mingi 6-3 friigi omale wide receiver 1. Jah, aga eks me näe, ta ei ole veel seal, et vaatame, kas ta suudab see aasta üldse aktiivne olla mängudes ja nii edasi, on ju. Ja üks huvitav lugu veel oli Tyson Bagent, kes on nüüd Chicago Bearsi backup quarterback, samasugune. Kui ta tuli keskkoolist välja, tal ei olnud mitte ühtegi, ta oli zero star recruit, ehk siis, kes ei tea, siis kõik high school'i, kõik keskkooli mängijad enne Ameerikas, nad rängitakse 5 tähe skaalal, kui head nad on, ja siis vastavalt sellele nad üldjuhul saavad, lähevad kuskile paganama ülikoolidesse ja saavad paremaid nagu scholarship'e ja kui ma eksi, siis 5 staari rekruuta saab ainult mingi 32 olla või mis see on mingi limiteeritud. Iga aasta vist 32. Jah, et ta oli zero star recruit, nagu meie Ott ja Erik näiteks, nagu ma arvan Peterson, kas Petersonil oli ranking huvitav, ma ei usu, et ma nagu mäletaks, et tal oli ranking millegi pärast, aga ma ei tea, võib-olla ei olnud ka, aga igal juhul meie poisid, kes lähevad ka uusse Division 1 mängima, aga sellegi pärast siis Bagent läks Division 2 mängima ja siis ta sai paganama NCAA nagu all-time passing touchdowni leader ja siis sai Senior Bowlile ja siis tänu sellele Senior Bowli connectionile ka sai siis Chicago signis ta undrafted free agentsina ja võitis number 2 backup rolli Justin Fieldsi taga. Ja kuule, arvestades, kuidas Justin Fields mängib, ta saab mängu see aasta. ilmselt me näeme Tyson Bagentit see aasta väljakul, et vinge luguna. Selles mõttes, et ärge Kyle Shanahanile mainige tema nime igaks juhuks. Tuuakse järgmine vend ära, tuleb pingid ja võidab 12 mängu. Ja, aga jah, täpselt nagu kõik me, kes me oleme otsustanud, et me oleme Justin Fieldsi kaitsjad või pooldajad see aasta, loevad seda ja mõtled, oi, kui Tyson Bagent tuleb sisse ja võidab paar mängu, siis see kõik on läbi. Aga need 3 lugu, mis me rääkisime, see ongi see lahe pool sellest training camp'is üldse ja NFL-is üldse, et kui sa oled piisavalt hea, NFL leiab sind. Nagu mul endal on lihtsalt samasugune. Kas ma rääkisin siin sellest või? No kui mul sai ülikool läbi USA-s, siis CFL-i skaudid hakkasid muga ühendust võtma, täiesti lambist. Ja nagu ma küsisin sõna otses mõttes nagu, how the fuck did you find me? Nagu ma olen mingi suvakas eestlane, mängin mingi Division 3 footballi NCAA-s. Kuidas see tähendab, ma üldse eksisteerib, ma ei ole mitte midagi, ma ei ole mitte mingit highlight tape'i, mitte midagi teinud. Isegi kui sa võtad Rowani rosteri üles, sa ei saa aru, et ma olen eestlane. Okei, mul on Orissaare gümnaasium oli high school'iks. Võib-olla see natuke annab ära, see võib-olla aitab. Natuke annab ära, et see ei ole American League, on ju, fuck, but who knows, on ju. Aga, ja said juhenduse, vastus oligi see, kui sa piisavalt teame, leiame see ülesse. Nagu kui sa suudad nagu midagi teha nagu näidata, siis NFL leiab see üles. Sa näed, isegi Euroopas tuleb, vaata, Ott ja Erik läks, Peterson läksid läbi nende paganama kämpide ja värgi, aga kõigepealt nad pidid sinna kämpidesse saama, vaata. Et nagu, sa pead ise need sammud astuma. Täpselt, kui sa annad endale selle võimaluse, siis need uksed hakkavad avanema järjest, vaata. Et ja kui sa töötad piisavalt palju ja näed vaeva selle nimel, et nagu kõik on võimalik. Et nagu need lood on nagu räigelt lahed, et kui sa näed, kes see oli, keegi sainis 6 undrafted free agentit näiteks, vaata. Et nagu sa ei pea, siin ei pea draftimagi. Et nagu sa saad vabalt võid veel NFL jõuda. Paganama, see on Nigeeria kutt, kes esimest korda elus mängis footi ja sai säki, vaata nagu kurat jumala lahe, vaata tegelikult, et see on nagu, kui sa oled piisavalt hea siin maailmas, sa saad mingi võimaluse ja see on siis sinu asi, kas sa teed selle võimalusega midagi või siis see on lihtsalt bad break ja see on mingi vigastuse pärast ei saa, vaata, sest NFL-is on väga raske teist võimalust saada nagu. Et selles suhtes, et see on nagu need lahedad lood, seda me näeme Hard Knocksis ka, kas üks Hard Knocksi osa on veel ju? On ju? Üks osa veel tuleb veel, jah. Ma ausalt öeldes, see on mul viimase mitme aasta juba teema, et ma vaatan esimesed mingi 1,5 Hard Knocksi osa ära ja siis ma rohkem ei jälgista. Ma ei ole ka veel eelmist vaadanud, aga ma tahan vaadata, et see oli see, kus nad Giantsiga mängis, ma tahan seda näha vaata. Ja sul on see Jihad Wardi olukord. Jah, et see on nagu huvitav, aga selles suhtes see on lihtsalt nagu lahe, nagu see on see NFL-i süsteem, et ja sul on nii palju mängid ka vaata, practice squad'i kohti ja sul on tegelikult väga palju välismaalasi nüüd siin sees igal pool practice squad'id ja siis tuuvad ja et nagu see on, ma räägin siin oma meeskonna kaaslasega, ja ma tean, mul on sõber seal, mul on sõber seal. USA-s, Kanadas, igal pool laiali saavad nagu legit 6-kohalisi numbreid ka, nagu jumala lahe vaata tegelikult. Normal. Aga, ma ei tea, 58 minutit oleme rääkinud, okei, oota kohe, ja nüüd on 59 minutit on salvestatud. Et see on, ma arvan, see on suht õige. Tõmbame selle off-seasoni kokku, noh. Jah, aitab küll. Nüüd on kõik.
mis me ikka teeme siin rohkem, niikuinii keegi ei kuule lõppu, ma ei saa öelda seda sama asja, siis jälle mingi 5 ei, seda ei saa öelda. Me peamegi seda iga kord ütlema nüüd, peabki asjaks saama. Jab, aga suurem osad ei kuule lõpuni ikka, siis me peame rääkida, et Olipetiga tuleb veel huvitavaid diile, et hoidke silmad kõrvad lahti, et siin tuleb huvitavaid asju veel välja osas sellega ja tulge, kui te tulete Olipeti kohale, sa aitate meid ka sellega kaasa ja see teeb nagu huvitavaks paganama NFL-i vaatamise ka ja ma ei hakka seda praegu ütlema tegelikult igaks juhuks, nad ei ole confirmid, nad alguses ütlesid seda, aga pärast ei ole seal, potentsiaalselt on sellel watch partidel on veel pluss ka otsa nagu, et aga eks näis vaata, mis sealt täpselt tuleb, et San Francisco Steelersi mäng on suurelt ekraanilt ja üritame teisi mänge väiksematele ekraanidele ka saada, tulge kohale, sööme, joome, mind ise veel ei ole, aga ma tulen varsti, siis kui ma Saksamaalt tagasi saan, aga Kallaste Ott on olemas, pole vajagi rohkem. Ei pea fucking mind kuulama. Kallaste saab jumala hästi hakkama, Ott saab jumala hästi hakkama, jumala okei. Ja siis ennustusmäng oleks ka lahe, kui ta osa võtakse. Vaatame, kas saame üle 42 inimese vist oli eelmine aasta, kui ma eksi. Oli see kõige rohkem. Ja seal ennustusmängus on oluline, et olge iga nädal sees ka, et me loosime seda igast asju välja. Ja see on tõesti asi, et nagu see on nagu asi ka, kuidas see aitab sul nagu NFL-iga järjel ka olla, et siis sa pead nagu tegema iga nädal midagi, vaata. Et see on nagu lahe asi minu. Saimegi tunni täis, väga hea. Nüüd võib südame rahuga ära minna. Okei, kuule, vist rohkem ei ole ka rääkida ju Kallaste, vist kõik või? Me korraliku hooaja eelvaate siin järgmiste päevadel, et saame analüüsi väga palju veel teha. Jah, liiga palju jah. Aga igas midagi, kuuleme siis teisipäeval ja naudime seda viimast vaba nädalavahetust ja siis meil läheb kuni veebruarikuuni, anname iga nädalavahetus on täis nagu. Et thanks kuulamast ja siis järgmise nädalani, davai, tšau. Davai, tšau.